Tere, mu armsad kuulajad, tere armastajad. Olen siis tagasi peale pikka pausi järjekordse taro videoga ja selles videos ma hakkan siis vaatama 3 erineva grupi alt. Miks sa pole liidus? Mis asi on siis liit? Liit on siis sinu enda seesmine, avardunud teadvus, mis on siis armastusseisund, kus sa oled siis manifesteerinud läbi iseenda kõik selle, mida sa siis võiksid soovida, ihaldada, tahta. Ja kuna nüüdseks ikkagi suurem osa minu kuulajaid, mitte küll kõik, aga suurem osa, kes siia kanalini on imekombel jõudnud, sest et ma ei reklaami ennast kuigi palju. Minu töö on jumalikult juhatatud, kaksikhinge teekond on väga spetsiifiline, see ei toimu kõikide inimestega, sellepärast mina olen magnetenergias ja tõmban ligi inimesed, kes vajavad just minu nõuannet, minu juhatust ja ma lasengi universumil Jumalal korraldada selle selliselt, et kui sa oled siia jõudnud, siis suure tõenäosusega juba see on positiivne oomen. See juba on märk, et midagi sellist oled sa kogemas, et sa oled sellel teekonnal või sinuga on kohe toimumas aktivatsioon või on see hiljuti just toimunud. Sest internetis on väga palju eksitavat infot ja väga paljud tahavad lihtsalt osa saada justkui sellest teekonnast, ilma et nad teaksid ja mõistaksid, mis see tegelikult on ja mis laadi ühendus on siis kaksikleegi ühendus. Nii et suur osa siis, kes te kuulate, te ilmselt olete kaksikleegi sidemes, olete lahus teadvuses, olete lahus oma jumalikust paarilisest ehk tagurpidi peeglist. Ja selles videos ma siis vaatan, mis on need põhjused, miks sa oled lahus teadvuses, ehk miks oled sa lahus oma jumalikust paarilisest ja iseendast, sest need on kaksikleegi teekonnal üks ja sama. Sinu kaksikleek on siis ainuke sinu täielik intensiivne tagurpidi peegelpilt siis. Ta on algolemuse tasandil sinuga üks. Ja kuigi kõik suhted, sidemed, inimesed, kes ilmnevad meie elus, on sõnumitoojad, on selleks, et näidata sulle mingit aspekti sinu enda kohta, siis kaksikleek on igavene, sellepärast et ta on ainukene, kellega teil on üks algne hinge energia. Üks on suruv, teine on tõmbuv. Mina olen ise siis Janne, ma olen selle 16 aastat minu puhul siis kestnud teekonnaga jõudnud imelisse kohta, paradiisi teadvusesse, nii seesmiselt kui väliselt, kogenud siis väga võimsat teadvuse muutunud seisundit, mitte üks kord, vaid korduvate egolooride langemistega, mis on olnud väga rängad, väga valusad, väga rasked, ego perspektiivist, hinge perspektiivist, need on avarduvad ja imelised, näidates kogu aeg siis kõrgemat, suuremat perspektiivi iseenda ja kogu universumi ja inimeste kohta, aidanud mul mõista iseennast kõige sügavamal hingetasandil ja seetõttu mõistan ma kõiki oma kliente ja kogu inimkonda. Mind ei üllata praktiliselt mitte millegagi, sest et ma olen tänu sellele teekonnale siis täielikus enesearmastuses ja aktsepteerimises, aktsepteerides siis iseennast täielikult hinge tasandil, olles eelnevalt näinud igat külge kaksikleegi peegli abil iseenda kohta, tuues tagasi koju need fragmendid, need killud, võttes neid omaks, õppides armastama neid külgi iseendast, mida kaksikleeg siis valusalt peegeldab tagasi, on siis see teekond, mis juhatab meid tagasi koju. See on siis traditsiooniline spirituaalne teekond, millest kirjutavad guurud ja meistrid. Ja tõesti, kui sa oled kaksikleegi aktivatsiooniga, siis sina oled teekonnal selleks meistriks, enesemeistriks. Ja enesemeisterlikkus, spirituaalne meisterlikkus ongi siis oma reaalsuse meisterlikkus,
omaenda spirituaalne meisterlikkus, oma energiameisterlikkus. Ja kui me oleme enda meistrid, siis oleme me automaatselt ka teiste inimeste meistrid ja kõik suhted, sidemed muutuvad imeliselt kergeks. See ei tähenda, et nad meid üldse ei ärritaks. Et nagu ma olen öelnud, et kõik võib ilmneda, aga sul ei ole enam hukkamõistjad, sul ei ole projektsiooni, sul ei ole kannatust. Jah, ma kogen valu. Mul on olnud siin näiteks viimasel kuul ajal, et kes te olete mu õpilased, mu teekond jumaliku naise energiani kursusel, siis teie teate iganädalase kohtumise tõttu igasugu põnevaid, värvikaid väljakutseid ja seike, mida ma kogen omaenda eluteatris, siis neid väljakutseid on, et ma olen ühtlasi ka suure pere ema, mul on 2 4-aastast kaksikut, mul on teismeline ja kasupoeg, nii et mul on väga-väga hõivatud elustiil ja selles on absoluutselt kõike värve, kõike emotsioone, kõike kogemusi, kõik võib ilmneda, aga mina enam ei käivitu nende peale selliselt, nagu selle teekonna selles punktis, kus sina oled. Mina enam ei käivitu selle peale, kui mu kaksikleek, ja ta jääb seda alati tegema, su kaksikleek annab sulle siis peegeldust millegi kohta sinus, mis veel vajab balansseerimist, eks ole, et tema teeb seda lihtsalt kõige intensiivsemal kombel. Nagu ma ütlesin, kõik hinged teevad seda mingil määral, aga kaksikleek on siis kõige intensiivsem aspekt sinust endast, olles sina. Nii et üdini on see siis teekond iseendani, enesearmastuse teekond. Kuna mu aeg on siis limiteeritud nendel samadel põhjustel, siis kui sa oled siia sattunud, palun vaata minu kodulehekülge, seal kohe esilehel on info siis kaksikleegi videokursuse kohta. Ma ei võta vastu kõiki inimesi, ma vastavalt sinu küsimustele sa natuke kirjutad siis oma teekonna kohta ja sealt ma annan endast parima, et tuvastada, kas sa tegelikult koged ka kaksikleegi ülestõusuprotsessi. Ja võib-olla siis näiteks, et viimasel nädalal olen ma ära öelnud 3 inimesele, kes on siis tahtnud mulle raha maksta ja saada osa sellest kursusest, aga nad ei ole kaksikleegi kursusel. Nii et ma ikkagi annan ligipääsu ainult neile, kes tõesti on minu hinnangul siis sellel teekonnal. Ja kes tõesti on siis kohtunud ja aktiveeritud kaksikhinged. Nii, et vaata mu kodulehekülge, vaata mu Instagrami, kus ma jagan palju juhatust ja talvel siis jõulude paiku alustan teadliku suhte kursusega naistele, et võib-olla sina, kes sa ei ole kaksikleegi teekonnal, aga oled spirituaalsete huvidega ja mingisugusel teist laadi vaimsel otsimisel teekonnal või teist laadi suhtes. Et kõik suhted, kõik mis on, kõik on vajalik, kõik on imeline, aga kaksikleek on lihtsalt hästi spetsiifiline. Nii. Aga hakkame siis pihta sinu 3 gruppi. 3 gruppi on siin, mis sa saad valida 1., 2. ja 3, eks ole. Panen need teised grupid siin natuke eemale. Nii, esimene grupp, jumalik naise energia, mis blokeerib liitu. Ehk siis sinu enda seesmist harmooniat, sinu seesmist üks olemist sellega, kes sa tegelikult oled, sinu kõrgema minaga, hingega, jumalaga, allikaga, kaksikhingega. Nii, võtame 5 kaarti ja võtame spetsiifilised sõnumid, palume esimesele grupile armastuse valguse allikast kõigi kõrgemaks hüvanguks. Esimene grupp. Nii, tagurpidi tulekuningas, sauade 10, erak, täht, ja tulekuninganna. Väga ilus. Enne kui ma hakkan rääkima, ma võtan kõik kaardid välja
võtame minu tervenduskaardid ka. Miks sa pole liidus? Grupp number 1. Toksiline meesenergia. Kõrvalsegajad ja jutud. Vaim astub vahele ja orkestreerib. Pinguta, panusta ja jätka. Emateemad. Nii. Ja ma võtan siit siis ka mõned, ma kuulen praegu 3 lipikut sulle. Sensuaalne. Kingitused. Grupp number 1. Ja DM ehk siis jumalik meesenergia. Grupp number 1. Esimene kaart tuli siis kohe tagurpidi tulekuningas ja kinnitus sellele tuli siis minu tervenduskaartide sõnum, et toksiline meesenergia, et see tuli 3-kordsena siit. Kõigepealt jah, siin on tegemist siis sellise jumaliku paarilise teekonnaga. Suure tõenäosusega on see kaksikleegi teekond. Siin on esindatud siis mõlemad paarilised, tuleelemendi paarilised. Ilmselt sina siis oled kas veevalaja või lõviambur, jäär. Võib ka midagi muud olla, siin on ka neitsi. Siin on siis maaelementi on esindatud. Aga esimene sõnum sulle, siis miks sa ei ole liidus, grupp number 1. Sinu seesmine meesenergia on siis toksiline ehk haavatud. Mis siis on toksiline meesenergia? Vaata sellel teekonnal sinu kaksikleegiga. Kui sa vaatad oma välist kaksikleeki, siis ta on täpselt samas kohas, kus oled sina. Ja iseenesest see fakt juba on paljudele jumalikele naisenergia kandjatele raske nii-öelda omaks võtta, sest et võib öelda, et kogu naisenergia kipub olema enne oma ärkamist siis sellises illusioonis, eriti siis suur osa spirituaalsest otsijate kommuunist, kes tingimata ei ole spirituaalsed, aga nad vähemalt on otsijad. Nad on illusioonis, et nemad on paremad, arenenumad, teadlikumad tänu siis sellele, et nad võib-olla teevad tegusi, otsimistegusi, eks ju, käies koolitustel, kursustel, aktiivselt teraapias, panustades siis eneseabisse, enesearengusse. Nii et siin siis on sinu enda seesmine meesenergia. Ma kuulen praegu, et ta on passiivsuses, ta on uinunud ja ilmselt manifesteerubki see sinu välise kaksikleegi persooni puhul, et siin võivad siis olla mingisugused kas äkilisuse, vihaenergia, võib-olla on siis valesti kanaldatud nii-öelda toksiliselt, et siin on nagu võib öelda siis väärastunud tuleenergia. Tuleelement siis võimalik, et ka su kehas, võib-olla füüsiliste sümptomite kaudu on kuidagi balansist väljas, et võib-olla kui sa käid kas Hiina meditsiiniarstide juures või saad homöopaatilist ravi, siis see oleks sulle abiks, et see oli praegu kanaldatud sõnum. Kuidas on sul grupp number 1 oma elu juhtimisega? Sinu seesmine meesenergia on see, mis rahuldab sinu naiseliku poole vajadusi. Sinu seesmine meesenergia on see, mis suudab langetada otsuseid ja astuda õigetesse tegudesse. Sinu seesmine meesenergia on see, mis kui ta tunneb millegi järgi soovi, näiteks võib-olla sul on toitu vaja või sul on vaja midagi poest hankida või ütleme praktilised asjad, siis ta läheb ja teeb selle ära. Ta on siis tegutsemissuunaga. Siin siis võib olla, mitte võib, vaid päris kindlasti sul on siis varjuaspekt on armukadedus, mis on samuti siis väärastunud tuleelement.
armukadedus saab olla meil ainult siis, kui kusagil mingit fragmenti endast, oma terviklikkusest, liidust oled sa alla surunud, surud alla, ei võta omaks või üldse ütled, et see ei ole mina, minul ei ole seda, eks ju. See võib olla, et võib-olla professionaalselt või oma hobide või kirgede osas sa ei väljenda ennast täielikult. Kas sa väljendad ennast täielikult tagasi hoidmata, eks ju? Et see on meie hingeliit, ülim autentsus ja ilma siis hirmudeta enda autentse olemuse kehastamine. Nii et siin on mingi tugev sõnum siis toksilise meesenergia kohta. Ma tunnen, et osadele see on nüüd spetsiifiline. Tuleneb see juba su isaliinist. Ükskõik, kas see isaga suhe ja side oli sul lähedane või vastupidi väga kauge, aga ta oli siis emmale kummale poole kaldu haavatud mehelikkuses, mitte siis jumalikus mehelikkuses. Kas oli ta kaldu siis feminiinsuse poole peale ehk selline pehme ja võib-olla ei osanud sulle panna selgeid piire ja näidata ja kehastada, milline siis üks selline väärikas, maskuliinne, oma pere, oma naise, iseenda juhtiv poolus on, või vastupidi, oli ta selles liigselt agressiivne. Et siin võib siis olla mõlemad pooled, kas liigne passiivsus, kus inimene jääb toppama ohvri energiasse ja ei suuda endast ja oma elust midagi manifesteerida ja luua, ei suuda siis astuda tegudesse ja ületada neid mustreid, mis on antud ilmselt siin juba suguliini poolt, nagu meil kõigil, eks ole. Sest et kui meil ei ole piisavalt seda tervet seesmist mehelikkust, see tähendab, meil ei ole väge. Nii et siin on tugev ohvrienergia tuleb läbi. Ühtlasi on siit ema poole pealt, sa puhastad ilmselt endas sellist märterluse ja mina pean üksinda kõike tegema, mina pean vastutama, mina olen võimeline, mina pean kandma, abistama, olema, vastama, teenindama kõiki. Mingisugune selline väga-väga raske selline koorem, mida sa kannad oma uskumustes. Jällegi vaata, väline on ainult peegeldus sellest, mis toimub su sees. Sinu väline situatsioon. Kallis grupp number 1, sinu väline situatsioon näitab üks ühele seda, kus on olnud sinu fookus, millest sa oled mõelnud. Järelikult sa mõtled sellest, ma ei ole piisav, ma ei ole väärtuslik, keegi teine on parem, minul ei ole neid ja neid omadusi. Ma ei suuda teha seda, mida Mari suudab teha, eks ju. No, kes iganes on, kellega sa ennast siis kipud võrdlema, kuna siin on see armukadeduse energia kusagil sinus peidetud. Ja muide, selle lugemisega seoses ma siis vist unustasin alguses öelda, et siin on siis ka see triggeri hoiatus, sest et suunitlus on ju, mis sind takistab sinu unistuste, sinu kõrgema minaga ühildumise teekonnal. Ja need on alati sellised, sa pead olema valmis, et seda kuulda. Siin võib olla siis osa sellisest, ütleme, ma kuulen praegu, et on nihked sinu armastuse definitsioonis, mis on muide loomulik, see on kogu inimkonnal. Ainult sellel teekonnal siis hakkad sa ärkama sellele, mis on armastus tegelikult. Siin võib olla siis vajadus mingit laadi materiaalse valideeringu järgi. Võib-olla sinu armastuse keel on kingitused, järelikult siis sinu kaksikleek annab sulle sellist peegeldust, et ta ei anna sulle seda, mida sa nõuad talt, sest vaata sellel teekonnal, kui sinul on tahtmine, siis tema ülesanne on tõrjuda sind. Kui sinul on soov, mis on väljapool sind ennast, eks ju, siis tema ülesanne on sulle näidata seda läbi siis tõrjumise, hülgamise, seades tugevad piirid, eks ju. Sul tuleb siit läbi ka sellist imelist naiselikku sensuaalset energiat. Et siin positiivse poole pealt ma ütleksin, et sul on kõik olemas, et
jõuda siis sellesse jumaliku naiselikkusesse, kui sa ainult nüüd tuleksid välja ja oleksid valmis siis langetama selle uskumuste süsteemi, mis hoiab sind praegu siis selles toksilises ohvrienergia passiivsuses, ohvrimeelsuses, kus sa ei saa ühtegi sammu teha, sest mul ju pole seda, ma ju ei ole selline, ma ei saa ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Kõik need põhjused, miks sa ei saa muuta seda, kus sa hetkel oled. Neitsi energia. Positiivsema külje pealt ma näen seda, et sa oled ilmselt keegi, kes tunneb, et ta on vaimne ja vaimsel teekonnal. Aga siin ma ütleksin sulle, et sa ei ole veel läinud nii sügavale endasse. Sa ei saa seda forsseerida ka joogade ja praktikate ja afirmatsioonide ja tegevustega, nad kõik on toredad. Aga lõppude lõpuks see ärkamine, see liit, see avardumine, need samaadi kogemused, mis sellel teekonnal hakkavad juhtuma, kui sa tõesti oled kaksiku teekonnal, neid ei saa forsseerida. Need juhtuvad täpselt õigel hetkel, nad juhtuvad täpselt perfektsel momendil, kui sina oled selleks valmis. Ja kui seda ei ole veel juhtunud, siis järelikult sinus on nii palju veel vastupanu ehk hirmu, et sa ei lase sellel juhtuda, sa ei ole veel nii lõõgastunud, et sa ei ole veel nii sügavale enda sisse läinud. Sest ma näen, et just nimelt see sauade 10 hoiab sind eemal sellest. Ja sulle ma annan sellise mantra, esimene grupp. Ma olen avatud õppimaks uusi viise, kuidas elada. Sest ma tajun, et siin on tohutu annus põikpäisust. Võib-olla sa ei ole isegi sellest niivõrd teadlik, aga see põikpäisus, millega sa hoiad kinni, võib-olla siin on isegi selline hea inimese iseloom, millest sa hoiad kinni, et ma olen nii hea inimene, et ma abistan kõiki teisi. Ma olen nii hea inimene, et ma ohverdan iseennast. Ja taipamata, et see on toksiline. Ilmselt su ema tegi seda või su isa tegi seda, sest ma näen, et siin on mõlemad, sinu juuraspekt mõjutab sind, sa ei ole vaba oma ema-isa mõjutustest. Ja antud juhul ma tunnengi, et siin ongi et see kõrvalsegajad ja jutud, võta nii, kuidas resoneerub, aga ma tajun, et see on hoopis sinu suguliini karma, mida sa kannad endas. Ma väga usun, et kui sa oled mu kursusel, just nimelt edasi jõudnute kursusel, siis need valguskoodid, mida ma edastan seal läbi iseenda, on need, mis aitaksid sul lahti murda sellest toksilisest piiravast uskumuste süsteemist, mis hoiab sind eemal sinu väest, kuhu sul on potentsiaal tõusta ja selles energias siin. See on see kontrast, sa oled praegu siin, aga teekond tahab juhatada sind läbi selle, et sa lähed sügavamalt endasse. Sest praegu läbi ohvrienergia ei võimalda sul näha seda, et kuidas sa ise oled seda loonud, kuidas sa ise oled seda ligi kutsunud. Siin ei ole veel toimunud seda avanemist, et kuidas universum ja universumi reeglid toimuvad. Tegelik enese teadvelolu ei ole see, et sa käid joogas ja reikis või minu kursustel või kuskil grupis, see ei ole spirituaalsus. Spirituaalne enese teadvelolu on see, et sa oled nii sügavale iseendasse jõudnud, et sa tead, mida sa tunned, mida sa tegelikult sügaval sisimal tunned. Ja tihtipeale need on alguses sellised mitte nii meeldivad vastused ja kogemused. See on silmitsi seismine nende kohtadega, mida sa võib-olla ei tahaks väga katsuda ja puutuda. Ja mulle tundub, et selles lasubki sinu vastupanu. Küll aga ma näen, et sa oled sellel teekonnal, nii et see teekond liigub edasi, see on paratamatu, see on vältimatu. Lihtsalt sinu tõlgendus sellest, senikaua kui sa hoiad nendest uskumustest kinni, on ilmselt see, et see on ikka kuramuse ränk. Pidin ma sellisesse jamasse astuma ja sattuma. Miks mu elu on selline kannatuste rada? Miks ma ei suuda manifesteerida seda, teist ja kolmandat? Miks on need siit ühesõnaga su fookus on välisel 3D reaalsusel?
ma näen seda, et siin on tulemas mingisugune suurem läbimurre sul, spirituaalne läbimurre. ma näen seda, et sinu teejuhid, sinu kõrgem mina tahab sind raputada välja sellest seisundist, kus sa praegu oled. Et sa ikkagi pingutaksid ja jätkaksid, siin ei ole allaandmise kohta, siin ei ole. Küll aga võib-olla tõesti sul oleks kasulik tõsiselt vaadata oma elusituatsioon ja kaardistada, kes on siis need segajad, kes on need nõuandjad, kes on need ütlejad, need targutajad ja limiteerida nende ligipääsu sulle ja sinu pühale teekonnale ja pühale energiale, eks ole. Siin on ka selline, nagu ma vist juba rääkisin seda mingil määral, et sa arvad, et sa juba oled siin, aga senikaua, kui su jumalik paariline sind üles ei otsi, kuni te ei ole harmoonilises koosluses, siis mulle tundub, et sina justkui vaatad natuke kõrgemalt siin teda või ütleme üldse meesenergiat, et siin võib-olla on tekkimas natukene selline kibedus, kui su eraelu ei ole läinud selliselt, nagu sa oled lootnud, kibedus meessoo osas, justkui vaatlemine siit, et mina olen nii hea ja tubli ja arenenud, aga tema siin oma toksilises meesenergias, mis jällegi ongi takistus sinu enda seesmiseks liiduks, sinu jumalikkuseks. Sest et kui sa oled jõudnud liitu, siis sa näed inimesi enda ümber kui jumalikena. Sa näed inimesi kui nende kõrgemat mina. Kõrgem, kuidas ma nüüd, ehk siis teisisõnu, meil kõigil on egod, aga sina saad näha ainult iseenda oma. Ja see on nüüd see koht, kus ma lõpetaks selle lugemise, grupp number 1. Liigume edasi. Senikaua, kui ma siin kaarte sätin ja segan, siis grupp number 2 ütlen ka teile, et kui sa avastad ennast sellelt teekonnalt, siis mul on soovitus sulle, vaata mu kodulehekülge. Sul on võimalik täiesti oma kodust privaatsena, anonüümsena teha läbi iseseisva tööna minu kaksikhinge ülestõusu ärkamise videokursus. Küll esialgu mul on vaja sinuga natuke kirjavahetuses olla, on vaja, et sa vastaksid 3-4 küsimusele oma iseenda kohta, eks ole, et kaardistada, kas sa tegelikult ka oled sellel teekonnal ja ma arvan, et mul on väga hea hinnaga eluaegseks iseseisvaks tööks. Senikaua, kui sa kursust teed, on sul ligipääs mulle, juhatan, annan sulle nõu, pääsed siis väga kinnisesse privaatsesse gruppi, kus on muide kõik väga erilised, imelised ja silmapaistvad erinevatel elualadel inimesed, kes on siis sama suure üllatusega avastanud ennast sellelt pioneeri teekonnalt, kes siis esimest korda inimkonna ajaloos teevad seda valgustumisteekonda, seda varju integratsiooni protsessi, eks ole. Nii et ole hea ja vaata minu kodulehekülge, info panen siis siia alla, grupp number 2. Mis blokeerib sinu liitu? Sinu soove, sinu unistusi, sinu liitu, sinu kaksikleegiga. Grupp number 2, 5 kaarti. Karikate 10, tasakaal. Oi, kui ilusad kaardid. Grupp number 2. Vau, super. Anna mulle teada. Grupp number 2, siin on nüüd hoopis teistsugused energiat. Ma tunnen, et tegemist on siis väga puhta, kõrge sagedusega jumaliku naise energiaga, sina, kes sa kuulad. Selles etapis, kui see ei ole sina, siis ilmselt ei ole see grupp sinu jaoks või soovid sa seda gruppi kuulata selleks, et mõista, milline siis on üks jumalik naise energia ja milline on seesmiselt ja väliselt see olemise viis. Siis sa oled keegi, kes on
oma autentsuses. Sa oled väga lähedal oma autentsusele. Ükskõik, kuidas see sinu puhul välja näeb. See võib isegi olla niimoodi, et inimesed ei ole sind mõistnud või sa oled tundnud oma elus ennast teistsugusena. Aga ma näen seda, et kas siis kellegi kaasabil või täiesti iseseisvalt, nii nagu minagi suures osas, oled sa väga palju teinud endaga vaimset tööd. Võimalik, et sa teed seda tööd oma kodunt lahkumata, et see on sinu jaoks olemise viis, sest ma tajun, et sinu olemus on niivõrd jumalik naiselik, sa oled justkui sündinud sellise hea lähedase kontaktiga oma jumaliku naiselikkusega. Ja seetõttu võib öelda, et sinu jaoks alistumine armastusele, alistumine valule tuleb justkui, ma ei taha öelda kergemini, sest see ei ole tõsi. Seda ei saa mõõta. Keegi väljapoolt ei saa seda mõõta, sinu valu suurust ja kogemust. Aga sinu vastupanu on väiksem. Mida rohkem sa oled ühenduses jumaliku naiselikkusega või naiselikkusega, seda vähem on sinus mentaalset, sellist ahvipärdiku loba. Seda vähem on sinus vastupanu ja võitlust. Sinu olemise viis on voolavam, rahulikum, aktsepteerivam, jälgivam. Sa ei tõesta, sinus ei ole nii palju ego, ambitsiooni, teistele millegi selgitamist, tõestamist, jutuvada, eks ole. Et ma tajun, et siin on tegemist väga-väga edasi jõudnu. Kas on sul siis pikk spirituaalne enesetervendus ja seesmise töö teekond selja taga? Või oled sa sündinud lihtsalt indigo, vikerkaare või kristallina? Ja oled algusest peale olnud keegi, kes igas seltskonnas ja ruumis paistab välja. Teistsugune, keegi, kes näeb elu ja maailma ja suhteid sellisest südamekesksest, enesearmastavast ja ka teisi aktsepteerivast positsioonist. Siit tuleb läbi hamburi energia, siin on vähienergia, siin on sõnni, kaalud ja veevalaja energia. Aga ma näen, et tohutu tervenemine on siin aset leidnud. Ja ma tahan sulle öelda seda, et tervenemine, ühest küljest ta justkui saab läbi, kui sa jõuad liitu. Näiteks mina enam ei pidanud mediteerima. Ma ei pea mitte ühtegi praktikat tegema. Küll aga ma olen pidevas teadvelolus ja võivad tekkida momendid, kus sa võid hetkeks väljuda sellest teadvelolust või langeda duaalsusesse ehk mõtetesse tagasi, siis aitavad sind mingid praktikad, aga ma usun, et selleks momendiks need on sul juba une pealt selged. Sa ei pea neid kuskilt õppima või maha lugema või need on nagu olemise viis sinu jaoks. Enda südamega uuesti ühendumine. Kõike seda sa võiksid, jätka seda, mida sa teed. Sa oled täiesti õigel teel, sa oled teinud siin jällegi kas teadlikult või teadmata tasakaalustamist, vastandite kokkutoomist enda sees, hirmude neutraliseerimist, valu tundmist, kogemist ja vabastamist. Võimalik, et sa oled oma kaksikleegiga juba mingit laadi kokkutulemises. Ma ei taju, et sa veel päris pühasse liitu oleksid jõudnud, aga sa oled väga lähedal. See liit on ilmselt tulemas. Sinu seesmine liit on võimalik tegelikult tulla kaksikleegiga suhtesse kokku, et su kaksikleeg tuleb sisse varem, kui sina oled liitu jõudnud. Aga siis see tähendab, et sa kehastadki juba alistunud, ehk sa kehastad juba alistumise energiat. Spirituaalse alistumise energiat. Ja siis see kasvamine ja peegeldumine toimub siis üheskoos mingit laadi siis koos olemises suhtes. Kuigi päris suhe ta ei ole, kui ma täiesti õige olen, sest et see on ainult peegeldus. Oma teisikuga peegeldused, jah. Siin ei olegi midagi arutada, siin ei ole midagi tervendada. Aga sul tuli välja siin puudusteadvus. Et võimalik, et teie eluolu ei ole veel päris seal, kus sa siis soovid jõuda, et te olete
nii-öelda teete tööd ja liigute sellel teel. Et midagi siin 3Ds on manifesteerimisel, mis on täiesti okei, sest et nagu ma ütlesin, mõnes mõttes jah, me justkui jõuame kohale, me jõuame koju, aga ka seal jätkub, ka liidus jätkub see töö, aga siis see ei tundu enam töö, sest et sinus ei ole vastupanu enam. Siit olid nüüd huvitavad sõnumid sulle, pettus. Kuskil on siis võib-olla mingid vanad mustrid, mis näitavad ennast, mida sa pead veel vabastama läbi selle, et sa neid tuvastad endas, et kuskil on siis, ma tajun, et minevikus oled sa natuke olnud selline, mis see eestikeelne sõna oleks, mängur või selline, võib-olla sa oled olnud suhetes, mis ei ole olnud kristallselged, võib-olla oled sa olnud kolmanda osapoole rollis, võib-olla oled sa olnud selline teine naine või armukese energiaga, mis on, võib öelda siis selline saatanlik või reptiilaju ja lahusteadvuse aspekt. See on langus siis sinu tegelikust tõelisest olemusest. Sa ei saa olla jumalikust naiselikkuses ja kellegi nii-öelda siis nii-öelda suhte või abielu segaja. Salatsev varjav reetmine. Ma tunnen rohkem, et see on mineviku versioon sinust. Võimalik, et sa oled olnud selline mitte pühenduv. No, sinus endas on sellist natuke põgenevat pühendumise suhte ja armastuse eest põgenemist. Vanad pahed just nimelt, et need on pigem sul vanad pahed. Ja puudusteadvus siis ilmneb. Mul on tunne, et see on põhiteema, millega sa praegu tegeled sinu füüsilisest reaalsusest. Sa üritad võib-olla manifesteerida endale vingemat, ägedamat, mõnusamat autot või uut kodu või mingit teatud elustiili, võib-olla sinu kaksikleegiga kokku tulles, aga see võib-olla veel täielikult ei ole pärale jõudnud ja siis sulle näidatakse, et siin on veel mõningased piirangud, mis on seotud rahaga, puudusega. Aga tea seda, et nii kui sa koged puudusteadvust, see tähendab, sa ei ole liidus ehk ühtsuses. Et siin on siis vaja katkestada siis lahusteadvus külluse osas, raha osas. Ja see on spetsiifiline sõnum sulle, et siin on midagi siis just nimelt rahaga lahusteadvus. Seksuaalne. Vesi. Uus inimene läheneb. Kui sa oled oma kaksikleegist lahus, siis siin võib olla olukord, kus võib-olla te oletegi erinevatel eluteedel ja sina võid olla see, kes võib-olla valib kahe erineva inimese vahel. Kas sa võtad ja valid oma kaksikleegi, kes on üks ja ainuke, või sa valid oma elupartneri, kes presenteeritakse sulle selle teekonna läbimisel, selle teekonna lõpupoole. Peaaegu kõikidel inimestel siis tuleb sisse keegi, kes on väga-väga sarnane nende kaksikleegile, aga kes ei ole täpne siis hingesignatuur sinuga. Ja see on siis see selline jumalanna dilemma, et sa kas valid siis hingeliidu iseendaga ehk kaksikleegiga või normaalse suhte kellegi sarnase, aga teise hingega ehk siis ütleme elupartneriga, olles selle teekonna läbinud. Võimalik, et sa oledki juba jõudnud harmoonilisse suhtesse kellegi teisega, aga sa oled ärkamas või teadvustamas, et kaksikleek oli mul see protsess ja see inimene. Sest et esimene kaart on siin õnneliku suhte kaart, aga ma tajun, et see on hingesugulasega suhe. Võimalik, et sinu vee-element on see, mis kõikidest stihiatest vajab siis järele aitamist. Või siis on vastupidi sinus vett väga palju, aga kas siis tuld või õhku on vaja järgi aidata, sest liidu seisundis on meil kõik elemendid on toodud balanssi. Sa suudad ühtaegu justkui väljendada kõiki neid. Sul on hea suhe rahaga, maisusega,
loogikaga, sa oled intuitiivne, helde, õrn, jagad armastust ilma takistuste ja hirmuta, vee-element, eks ole, sa oled tark, terav pliiats, intellektuaalne, õhuelement ja sa oled väekas, särtsakas, kuum, lõõmav, shakti, tuleelement, eks ju. Nii et grupp number 2. Anna mulle all teada, et kuidas see lugu sul on, et muidu sul on imeilusad kaardid, välja arvatud siis mingisugune ebaküpsus siin. Ebaküpsus siis võib-olla just nimelt suhte osas, et võib-olla sa oled keegi, kes on pika tee oma elus käinud vaba ja vallalisena ja olnudki rohkem sellistes mööduvates suhetes. Ja sinu jaoks pühendumine ja partnerlus on midagi täiesti uut või siis ongi sul need suhted olnud üürikesed, kestnud mõned aastad. Ja siin on mingisugune ebaküpsus just nimelt siis selles, kuidas sa suhtes, mehe-naise suhtes oled. Et see on sinu õppimise koht. Et võib-olla spirituaalselt väga edasi jõudnu, aga partnerlussuhte, koosluse, ühenduse koha pealt siis õpilane. Nii, liigume edasi. Viimane grupp. Viimane grupp siis ja niikaua kui ma kaarte segan, ütlen ka teile siis, kui sa avastad ennast sellelt kaksikleegi teekonnalt, siis vaata mu kodulehekülge, tutvu kaksikleegi ülestõusu valgustumisteekonna videokursusega, mis on väga soodsa hinnaga, tohutult palju materjale, privaatset infot, ligipääs mulle ja privaatsele grupile, kus siis on inimesed, kes teevad seda tööd ja on sellel samal teekonnal. Eraseansse tuleb juurde, neid on mul ainult mõned ühes kuus. Oktoobrikuu on täitunud, aga kuu teisel poolel siis avan neid novembrikuusse. Nii, 3. grupp. Miks sa ei ole liidus? Mis blokeerib liitu? Armastajad. Tule 10. Õhuelemendi 9, jällegi siis tulepoiss ja vabastada. Vabastamine. Ma võtan siit kohe siis ka need tervenduslipikud. Grupp number 3, miks sa pole liidus, mis takistab liitu? Pettus, kodu. Jällegi vanad pahed ja harjumused, energeetiline rünnak, tunnustus. Ilmselt oled sa keegi, kes on kasvanud sellises kodus, kus ei ole olnud isa. Ehk siis meesprintsiip on sinus olnud puudulik ja seetõttu siis ka suhted on olnud selline keeruline väljakutse sinu jaoks. Sul on siin vaja teadvustada, et sa ei tunnusta meesenergiat. Ja kui sa ei hinda, kui sa ei väärtusta, kui sa ei tunnusta ja ei mõista, seetõttu ei tunnusta meesprintsiipi, siis ei ole võimalik liit. Senikaua, kui sa teed vastassoo valeks ja kritiseerid neid, või sul on mingisugune üleolev hoiak nende suhtes, või siis ütleme väiksemal kujul, lihtsalt sa hoiad tagasi oma imetlust ja tunnustust, siis sa ei ole oma jumalikkuses, siis sa ei ole valmisolekus liiduks Jumalaga, liiduks oma armastatuga. Armastusseisundis, liiduseisundis on meil armastuse väljendamine ja samuti vastuvõtmine, mõlemad on toodud sellisesse kahesuunalisse võrdsesse balanssi.
ma näen, et siin on see eriline ühendus, see kaksiklehegi side. Sa oled ilmselt sellel teekonnal, aga ma tajun, et sa oled lahus sellest inimesest, sest et siin on siis pigem see viis, kuidas te suhtlete, on seotud siis mingit laadi sellise nagu te peate tagasi hoidma või varjama oma suhtlust või oma kontakti, mis on siis varjuaspekt sinust, seega ka temast, mis on osa siis sinu mineviku suhete, võimalik, et isegi ema-isa suhete mustrist. Ja siin on huvitav asi, mis ma tahaks teiega jagada. Ma tunnen juhatust. Nimelt, kui sa koged truudusetust või ütleme, mis tahes sinu jaoks siis on petmine, varjamine, salatsemine, eks ju, siis see oli nagu ääretult suur number. Kas ta oli seal midagi 70 ja 100% piirimail ja vahel on sinu esivanemad siis olnud truudusetuse kogemusega või truudusetu käitumisega. Ja nii nagu grupp number 1, et võid ka kuulata esimest gruppi, ka sinul on siin see tule elemendi 10, mis tähendab, et lapsepõlve muster, enesekaitse muster on siis kanda ja võtta kanda liiga palju. Liiga palju tööd, liiga palju pingutust, liiga palju kõikide asjade üksi ise tegemist. Ja mitte lihtsalt tegemine ei ole vale, sest ma ütleks nii, et ka mina teen päris palju, et mul on suur pere ja mul on oma firma, mul on õpilased, mul on kliendid, minu kalender on iga 20 minutit mu päevast on sisustatud või on minu jaoks väärtuslik ja selge kavatsusega ma pean seda kulutama. Aga siin on justkui see ohvri energia all, ehk sa annad hinnangu sellele, et sa tegelikult ei taha seda teha. Ja sellepärast on see sauade 10, siin on ohvri energia siin all, et ma pean seda kõike üksi tegema. Ma pean. Ei, sa ei pea mitte midagi. Sina oled looja, sina oled Jumal, sina oled loonud need tingimused ja täpselt samamoodi saad sa need tühistada. Täpselt samamoodi saad sa valida uuesti. Aga kuna need on sul nii kaugele ulatuvad, mingi muster su emalt, isalt, vaata grupp number 1, need on väga seotud siin 1 ja 3, siis sa isegi ei tea, kuidas teistmoodi oma elu elada või oma suhet elada, et võib-olla oled sa see, kes võtab suhtes kõik enda kanda, seetõttu sinu jumalik naiselikkus, jumalik mehelikkus on väärastunud. Nad ei ole balansis. Ja lõpuks alati lõpeb see sellega, et sul on alla surutud pahameel nende kohustuste või selle partneri osas, kelle eest sa lömitad, kelle eest sa oled ohver, keda sa hakkad vihkama. See on see nii-öelda märterlik ema. Ja jällegi ütlengi teile, et see lugemine ongi sind trigerdav, see peabki nii olema. Muud moodi sa ei jõua liitu, muud moodi sa ei saa ületada. Kõigepealt sa pead nägema enda mustreid, sa ei tea, mida ületada. Kui sa hoiad kinni nendest 10 küünega, siis siia sa jäädki. Sa ei saa edasi järgmisesse klassi, kui sul on see ületamata. Sa ei saa edasi teise klassi, kui sa tegeled salatsemise, varjamise, reetmise või pettusega. Kui sa oled oma vanades pahedes ja harjumustes, või kui sa hoiad kinni mingit laadi vundamendist kodust, aga mis on rohkem karmaline, mille rahalised kokkulepped, tingimused on kellegi teisega seotud, mis ei ole puhta energia pealt manifesteeritud. Kui sa kannad endas pahameelt või vaatad ülevalt alla meesprintsiibi osas, sellepärast, et su enda isa reetis sind või su enda isa oli liiderlik või su enda isa oli tössike, ja sa arvad, et sina, kuidas ma nüüd ütlen, et kõik mehed on nii. Mingit laadi vimm mees energia osas, mis hoiab siis sinu juurt ehk sinu mees- ja naisprintsiibi algenergiaid siis haavades. Ja siis on siin muidugi see, ilmselt oled sa selle teekonna alguses ja sa ei mõista täpselt selle teekonna sisu, sest siin on enesesabotaaž, siin on öösel ülevalolekut, siin on ülemõtlemist. Kui sa koged kannatust, kui sa koged ebamugavust,
siis on see sellepärast, et sul on mingisugused mõtted sinu sees, sinu peas, mida sa kaitsed, mida sa pead õigeks, mille külge sa oled klammerdunud. Ka sinule, kuula esimest gruppi jällegi, et väga sarnane grupp on teil. Hamburlõvi jäär. Et ilmselt oled sa võib-olla kas keegi noorem või siis selle teekonna, ütleme valgustumisteekonna mõttes alustaja, kaksikleegi teekonnal siis hiljuti saanud selle aktivatsiooni. Sa oled keegi, kes on väga loov, et sul on mingisugune loominguline anne siin, millega tegelemine aitaks sind lähemale iseendale, seega lähemale liidule. See on spetsiifiline sõnum teile, grupp number 3. Mis on sinu loominguline artistlik talent, mida sa praegu hoiad veel tagasi, sest sinus on liiga palju ülemõtlemist ja hirme. Ja sa pead siis jätkama siis nende hirmude vabastamist. Ja ma tajun, et siin on siis ka mingisugusem selline 3D situatsioon, tornimoment, mis küsib selle maha raputamist, sellest edasi liikumist. Mingi faas su elus on läbi, ilmselt on see kas karmaline kodu, karmaline partner, karmaline suhe, karmaline töökoht, mille maha jätmine põhjustaks või oleks siis üks ja sama siis spirituaalse transformatsiooniga. Aga senikaua, kui sa oled siin, lased hirmule ennast juhtida, siis sa seda sammu ei tee ja jääd siis ühte tsüklisse. Kuudeks, aastateks, aastakümneteks. Kõik oleneb, kui ruttu sa teed seda, mida ütleb sulle kartmatus, mida ütleb sulle hing. Energeetiline rünnak. Ma ei taha, et sa seda kartma hakkad, aga nüüd avastades ennast sellel teekonnal, selle teekonna alguses sa kindlasti peaksid siis ikkagi omaks võtma igapäevased spirituaalsed mingisugused praktikad nagu hommiku ja õhtu meditatsioon, hommiku ja õhtu energeetiline puhastus. Ma väga soovitan ja tunnustan Cassidy Caini, kes on siis üks väheseid päris kaksikleegi õpetajaid ja temal on saada siis ka tasuta 10-minutiline meditatsioon kaksikleekidele mõeldud. Et seda sa võiksid teha vähemalt kord päevas, parem oleks isegi sagedamini. Puhastada lihtsalt oma energia välja. Iseenesest ei ole väljapool meid ründajaid. Et see kõik on jällegi sinu enda sees, on see konks, millest nad saavad siis kinni võtta. Aga teisest perspektiivist, jah, me oleme siin madala sagedusega 3D planeedil Maa, kannatuse planeedil ja kui su vibratsioon hakkab tõusma, siis astraaltasandil tõesti seal on absoluutselt kõike. Aga ainult senikaua nad saavad sind leida, kuni sinu sees on seda, mida siis konksutada. Nii et sellepärast siis sinu enda energeetiline puhastus aitaks sind, grupp number 3. Nii et siin on siis tugevalt sellist 3Ds kinniolekut, mõistuses kinniolekut. Ilmselt sa pead ennast väga loogiliseks ja see teekond, see suhe, see side, mis teil toimub, siin ei ole mitte mingit loogikat. Ja nii see olema peabki, et hakata sind välja siis raputama meelepõhisest olemise viisist hingepõhisusse, hinge poolt juhitud. Selleks peab meel siis hakkama kokku kukkuma, vabanema, vastupanu peab hakkama vabanema. Sest praegu sa justkui ootad ja muretsed, ootad siis seda halvimat, saboteerid ennast negatiivsete hirmumõtetega, nii et sul on kindlasti vaja hakata siis mediteerima, maandama, energiapuhastust tegema ja vabastada, siis tuvastada, mis on see, mis ei ole sinuga kooskõlas. Grupp number 3, võtan sulle ka mõned lipikud. Sõnad, toitumine. Ma ei saa sind peast välja, et sina oled kindlasti siin selle põgeneja ja tagaaja faasis oma suhtesidemega. Sina hakkad ärkama sellele, kuidas sa saaksid hakata kasutama oma sõnu siis teadlikult. Et ilmselt on siin liiga palju sõnu, liiga palju juttu, millega sa surud oma jumalikku paarilist endast eemale.
Siin on vaja sul vaadata üle oma toidulaud, oma toitumine. Ülestõusu teekonnal sealiha peab kaduma, alkohol peab kaduma, ravimid peavad kaduma. Piim ja gluteen ma ei soovita tarbida. Too rohkem värsket ja rohkem vett oma toidulauda ja kindlasti kvaliteetsed toidulisandid vastavalt sinu enda siis vajadustele. Ja ma ei saa sind peast välja, on siis see obsessiivne, see hingeaktivatsiooni järgne, mida kõik kaksikleegid on selles kohas, et see on tugev sümptom sellest, et sul on toimunud siis kaksikleegiga kohtumine ja aktivatsioon. Võtame ühe lipiku veel, grupp number 3. Tahan vaid sind ja et siin on see selline klammerdunud justkui armastus oma paarilise suhtes, kus sa mitte midagi muud, mitte kedagi teist justkui ei tunnista ega näe. Sa pead õppima armastama ilma füüsilise kehata. Selles lasub sinu õppimine praegu. Õppima armastama eemalt, õppima armastama tingimusteta, mis ongi selle teekonna tuumik. Aga aitäh teile, kes te vaevusite kuulama, vaatama ja kommenteerima, et ma suurima rõõmuga loen teie lugusid, teie kommentaare siin all kommentaarides. Kirjadele ma ei jõua kõigile vastata. Ja soovin teile siis jätkuvat südikust, vastupidamist, selgust, armastust ja oma tões olemist sellel teekonnal.